arvan, et see uus klaverinoot on rõõmusõnum lustliku klaveri fännidele ja austusavaldus noortele heliloojatele. Suur tänu Riine Pajusaare kirjastusele Audioosus, kes noodi välja andis. Konkurss Lustlik klaver sündis juba 10 aastat tagasi vajadusest alternatiivse klaveriõpilaste konkursi järele. Samuti oli soov neile noortele inimestele, kes parasjagu õppimas heliloojaks, luua motivatsioon kirjutada lastele, et tuua nendeni teadmine, et ka see on põnev ja väga tänuväärne väljakutse. Õnneks võeti heliloojate poolt meie idee hästi vastu ja 5 konkurssi on meieni toonud ligi 100 erinevas raskusastmes klaveriteost. Siin esimeses trükivalgust näinud vihikus on 16 pala, ehk siis valik alates 2011. aastast kõigil 5 aastal klaverikonkursil mängitud lugusid. Heliloojatest on selles vihikus esindatud Liina Sumera, Anne-Mai Runno, Piret Pajusaar, Marili Tomingas, Kersti Lepik, Martin Kirsiste, Madli Ainsalu, Karl-Erik Laas, Sven-Sander Šestakov, Dario Cervera Jorda ja Kerta Raidma. Boonusena on siin Alo Põldmäe nimilugu Lustlik klaver ja Riine Pajusaare Konnalonni sünnipäev. Soovin kõigile mõnusat musitseerimist Lustliku klaveriseltsis. Tere, mina olen Marili ja räägin klaveripalast Liblikas. See sai kirjutatud spetsiaalselt Lustliku klaveri konkursi jaoks ja tahtsin kirjutada rõõmsameelset, aga üllatustega pala. Ja teos kirjeldabki siis Liblika lendu muutlikul suvepäeval, kus päike läheb vahel pilve taha või vihma sajab. Kujutab siis kõiki neid üllatusi Liblika teekonnal. Klaveripala Tähis taevas on kirjutatud 2019. aasta kevadel ja mul on alati meeldinud tähis taevast vaadelda ja imetleda. Siinkohal meenub ka üks seik mõned aastad tagasi, kui ma käisin reisil ja sattusin imeilusal selgel ööl looduse keskele, vaikusesse. Olin seal pikali maas ja vaatasin seda imeilusat tähis taevast. Ja see vaatepilt oli tõesti väga imeline, kena ja maagiline. Ning see seik on olnud ka inspiratsiooniks selle loo kirjutamisel.
Hello, my name is Dario Cervera and I wrote the piece Come Through Me. This piece was inspired by a Catalan folk song called Els Tres Tambors, and I wrote it in 2017 when I was studying piano with Pep Glassman and composition with Mark Zimmer in the Estonian Academy of Music. This is how it sounds. Tere! Mina olen Riine Pajusaar ja tervitan teid Nõmme muusikakoolist. Mina olen lustliku klaverinoodi toimetaja ja see tähendab seda, et ma natuke aitasin Tiina Vurmal valida lugusid ja ma tegin tegelikult ümber kogu noodigraafika, et noot tuleks ikka väga ilus ja viks ja viisakas. Minu lugu Konnalonni sünnipäev, mis on samuti koos noorte heliloojate paladega selles noodis, on üks lõbus lugu, mis on inspireeritud sellest väga lõbusast pildist, mille joonistas Liisa-Triin Vurma. Ja rohkem ma ei räägigi, nüüd pange oma fantaasia tööle ja kuulake, mis seal sünnipäevapeol juhtus. Tere! Mina olen Sven-Sander Šestakov ja minu poolt on siis selles esimeses lustliku klaveri albumis 3 väikest pala: Peitusmäng, Kilpkonna ränulauluke ja Kalavee pidupäev. Selle konkursil ma olen üldse osalenud 2 korda ja nende 2 korra jooksul kirjutanud päris palju klaverimuusikat lastele. Mul on väga hea meel, et minu palad on saanud tunnustada ja üldsegi ma olen tähele pannud, et mulle hästi väga meeldib sellise muusika kirjutamine. Ma kindlasti hakkan seda tulevikus tegema. Ja ma lihtsalt üritasin leida võimalikult huvitavaid ideid, millest luua sellised palad, midagi lastel väga tore mängida, mis ei oleks liiga ülemäära rasked. Jah, mis laseks nende kujutlusvõimel lennata. Ja ma loodan, et neid palu hakatakse tulevikus palju mängima. Muidugi kõiki teisi palu ka selles vihikus ja ka tulevastes.
umbes 10 aastat tagasi kirjutasin ma sellise pala nagu Mao tantsutaja. See on tegelikult natuke pikem kui see üks lehekülg. Siin on üks lehekülg veel. Mul oli see nüüd natuke ära ununenud. Ma harjutasin, nii et ma proovin seda nüüd mängida. Loodame, et tuleb välja. Mina olen Kersti ja kirjutasin klaveripala Pahalane. Inspiratsioon selle pala kirjutamiseks tuleb telelavastusest Pätu. Mulle väga meeldis sealt üks luuletus. Oma Pätu on vist igas peres. Meelega ei tee ta pahandust. Pahandused on tal lihtsalt veres. Ei ta arusaamispaha just. Ja seda lugu kuulates võiks igaüks mõtelda, missugune on tema enda Pätu. Missugune on tema enda Pahalane.